Но сейчас давайте пойдем, так сказать, по порядку. У меня вот есть вопросы, но я подозреваю, что вопрос, наверное, есть у аудитории. Потому что я вижу сколько-то людей, которые... Да, вот... Уважаемые евродепутаты, ответьте, пожалуйста, Lugupeetud eurosaadikud, küsimus üldse ei lange ära seoses sellega, et praegu on väga ärev olukord ja täiesti sõjaeelne olukord. Я вам не скажу за всю Одессу, но в Латвии и после событий на Украине... Ma ei taha teile kogu Odessa eest vastata, aga Lätis pärast Ukraina sündmusi ja pärast sõjaretoorika suurenemist Euroopa Liidu ja Venemaa vahelistes suhetes Läti president 3 nädalat tagasi Läti iseseisvuse 100. aastapäeva eelsetest ettevalmistustest ja järsku hakati rääkima mittekodanike neutraliseerimisest, sellepärast, et nad kogu aeg vaatavad ainult Venemaa televisiooni, nad ei käi valimas, kuulavad Vene raadiot, vaatavad Vene televisiooni ja siis otsustati Vene kanalid keelustada Lätis. Igasugust toimet võib näha. Kui Lätis poliitikud tõepoolest tahaks integreerida rahvusvähemusi, siis nad peaks saatma sõnumi, et te olete meie omad, te olete eurooplased, aga Euroopa Liidus on 28 liikmesriiki, igaühes neist on oma ajalugu, Bulgaaria, Läti, Soome, need on 3 täielikult erinevat ajalugu rahvusvähemuste osas. Seega keskmine temperatuur haiglas, see ei ole veel näitaja. Простите, можно я вдогонку? Я, с вашего позволения, хотела бы задать вопрос, может быть, вот господину Кучуку. Ma tahaks Elhanile esitada küsimuse. Meil Eestis on viimasel ajal tekkinud teatud kontrollküsimused. Me küsime venelastelt küsitakse, kelle oma on Krimm ja kelle poolelt sa hakkad sõdima, kui Venemaa tungib Eestile kallale. Sellega siis identifitseeritakse, kas sa oled oma või võõras. Kas türklastel Bulgaarias on teatud selliseid kontrollküsimusi, et defineerida, kelle oma sa oled, meie või nende? Kas teil on niisuguse küsimusi? Nils, kas teil midagi on? Kelle oma on Narva näiteks? Very specific, very political and very difficult question. See on nüüd väga poliitiline, väga raske küsimus. Mitte ainult teile, aga ka meile. Bulgaarias on see keeruline küsimus. See puudutab Türgi vähemust. Oli loomulikult suur pinge Bulgaaria vähemuse ja Türgi vähemuse vahel Krimmi annekteerimise perioodil. Me oleme küll 2 leeris, aga meil on need, kes kalduvad Türgi poole, kes aga Venemaa poole. Miks? Sest vene keel kõnelejale saan ma vastata küsimuste, ma saan aru vene keelest, aga vanem generatsioon, minu perekond, valdab vene keelt juba perfektselt. Nad loevad vene kirjandust, nad kuulavad Võssotski laule, nad kuulavad Kirkorovit, lähevad kontsertile Bulgaarias, nii et nemad on väga tugevalt seotud vähemustega Bulgaarias ja vene keelt see kõneleva vähemusega. Nad on seotud mitte ainult vene kultuuri, vaid ka vene köögiga. Ja teisalt enamus türklasi ütlevad, et Türgi on meie kodumaa. Me peame kordki vähemalt Türgis käima, et näha, mis seal toimub. Mitte kõik ei ole ühe vitsaga löödud. Kõigile ei meeldi see, mis toimub Türgis. Bravo Erdogan, teed saad suurepäraselt hakkama. Aga on türklasi Bulgaarias, kes rohkem tegevad
Kemal Atatürki ideedega. Ja lühidalt öeldes, meil on probleeme vähemusparteides, aga inimesed on väga ühtsed, on neid, kes on väga seotud Vene filosoofia kultuuriköögiga ja on neid, kes on ka väga seotud Türgiga, kes peavad Türgid oma kodumaks. Mul on selline küsimus. Arvatavasti Läti ja Bulgaaria esindajatele, mis puudutab perekonnanimede muutmist. Me oleme kuulnud Läti kohta rohkem, et väga tugevalt on muudetud perekonnanimesi, et isegi vene keeles oli raske neid hääldada ja ka Bulgaarias me teame, et teid sunniti Türgi perekonnanimesi vahetama. Kas see on õige? I'm bigger country, I'm representing bigger country, so I go first. Ma esindan suuremat riiki, seepärast ma vasta esimesed. Jah, oli meil ka raske perioode. Me oleme muutunud oma nimesi mitme korda. 52. 54. aastal, 72. 73. aastal muutsime me nimesid. Ja viimane suurim nimede muutuse aeg oli 4. 89. aastani. Ilhan Ahmedov Küçükov. And then 6 months later, they changed my name to Ilyan Adrianov Küçükov. But I was lucky. Küçük in Turkish means small, little. Türgi keeles tähendab väike, pisike. Küçük on ka nimi, mida kasutab Bulgaarias. Nii et minu perekonnanimi säilis. Minu isa nimi oli Ahmet. Sellest sai Adrian. Seepärast ma olen Ilhan Adriani poeg Küçük. 1 aasta hiljem ma muutusin jälle Ilhan Ahmedi poeg Küçükiks ja 1 aasta hiljem sain ma jälle Ilhan Ahmed Küçükiks. Nii et palju nimede muutusi on toimunud Bulgaaria ajaloos. Mõned inimesed on siiani säilitanud oma Bulgaaria nimed. Nad on otsustanud jätta need alles, kuna nende mõttes ja nende vaimus on kergem olla osa enamusest, on kergem integreeruda ühiskonda, aga minu seisukohast lähtudes on parem säilitada oma algsed juured, säilitada oma identiteeti, oma kultuuri, olla osa ühendatud riigist. Iga kord nimevahetusega kaasneb passivahetus. Kõik tõendid, kõik tuli muuta. Меня зовут Мамыкин Андрей Владимирович. Mina olen Mamõkin Andrei Vladimirovitš. Passis on kirjas Andrei Mamõkins. Lingvistina ma saan aru, et see vastab läti keele normidele ja grammatikale, aga see on ainus ametlik dokument Andreis Mamõkins. Õnneks mul on ka Nõukogude sünnitunnistus, sündisin 76. aastal ja seal on ka kirjas Andrei Mamõkin Läti passis peale suurt lahingut. Andrei Mamõkin on mul ka siin ladinatähtedega Läti passis kirjas. Aga minu lastel ei ole see võimalik. Näiteks minu vanem poeg on Artjom ja tema sünnitunnistus on Läti Vabariigis välja antud ja tema on juriidiliselt alati Artjoms Mamõkins praeguste seaduste järgi. Rohkem vedas minu abikaasalt, tema on Mamõkina, seal midagi ei muudeta. Näiteks meie naabrid leedukad lubasid rahvusvähemustel, näiteks Poola rahvusvähemusel valida, kuidas sa tahad olla passis kirjas Tomašauskas või Tomaševski, siis Ivanovas
või Ivanov vene perekonna nime puhul. Lätlastel sellist valikut ei ole. Ja vastavalt minul ei ole mingit pärandit ega sugulasi Venemaal, aga kui oleks ja kui ma tahaks vaarisa maja pärida, siis Mamõkin ja Mamõkins on 2 erinevat persooni juriidiliselt ja näiteks Venemaal selline perekonnanimi Mamõkins ei ole olemas. В Эстонии ситуация не такая, как бы печальная, но вот, скажем, был у меня человек по фамилии Ширяев. Ma lisan, Eestis ei ole selline olukord nii halb. Näiteks mul oli üks inimene Širjajev perekonnanimega ja temal passis on kirjas S katusega. Ja temal oli vaja pärandit Venemaal ajada ja tema käest küsid, kes te olete. Ja sellega lõppes asi ja ta võitles väga kaua selle nimel, et tema tähed S katusega, Š katusega vahetatakse ära Eesti nimes SH-ks, et Venemaal teda tunnustataks. Austatud Europarlamendi liikmed, mul on laiem küsimus teile. Nagu teada, 28 riiki on Euroopa Liidus ja küsimus, mis on suuremaks probleemiks kõikides nendes riikides? Kas keel, milles inimesed räägivad, või teiste rahvuste olemasolu? Vabandage, minu käest ei küsitud, aga ma siiski tahaks alustada. Keele osas ma mõtlen alati Brüsseli terroriaktidest. Need poisid olid juba Brüsselis, Belgias sündinud. Nad rääkisid täiesti vabalt prantsuse keelt ja nii edasi. Seega keel, minu arvates, see on tegelikult kohalik probleem. See on näiteks eestlaste hirmuga seotud oma keele kultuuri säilimise osas, aga väga paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole keeles küsimus. Rahvusidentiteet on tähtsam. Ma arvan, et türklaste peale Bulgaarias vaadatakse ka viltu seoses Erdogani poliitikaga. Kui teid peetakse mingiks vähemuseks, siis jah, sama on Eestis. Kui mõni inimene ütleb mulle, et mina räägin Putini keeles, raske on vastu vaielda ja tõepoolest me ju räägime ühes keeles. No kolleegi, наверное, имеют какой-то да. See on väga problemaatiline küsimus. Kui me läheme ajaloos tagasi, kui me loeme seda, mis kirjutati Saksa valgustusajastul, teoorias oli nii, et rahva hing on tema keel. Nii peaks kõik rääkima, nii nagu sakslased. Ja meie Soomes oleme tugeva Soome mõju all, nagu kõik Balti riigidki. 19. sajandil, kui me vaatame Snellmani Soome filosoofi, siis ta oli väga range oma suhtumises soome keelde kui soome kultuuri, soome vaimsuse kandjasse. Kui me läheme natuke edasi ajaloos, siis äkitsi tekkis teooria, natuke rassistlik teooria, mis on põhiline asi rahvuses. See on tema geenid. Kui me läheme tagasi, vaatame, mis 19. sajandil kirjutati rassismi kohta ja 20. sajandi alguse rassismi kohta või võtame näiteks saksa näited rassismi kohta, siis see on nagu rahvuslus kombineerituna teatavat väliste ja tunnuste nagu blondide juuste, siniste silmadega. Ja ma arvan, et nii võib kergesti libastuda. Me peaksime rääkima oma õigusest identiteedile. Identiteet on palju rikkalikum kontseptsioon, palju laiem.
tänu sellele, et ma kasvasin ajakirjaniku peres, olen ka ise ajakirjanik, on keel mulle väga tähtis, lugemisoskus oli väga tähtis. Seega omandasin ma küllalt hea rootsi keele, mis viis selleni, et kui ma kohtusin tütarlastega, mõne soomlannaga, siis ma õppisin soome keelt mitte lugemise, vaid suudluste abil. See on kõige efektiivsem keeleõppe. Ja mul ei ole mingit probleemi. Ja võiksin näha ka seda oma 3. lapse näitel. Tal on soome keelt kõnelev ema. Kui ta vaatab emal otsa, tal muidugi väga hea meel emaga koos viibima, just tihti juhtud. Kui ta vaatab emal otsa, hakkab ta otsa kohe rääkima soome keelt. Ja poole sõna pealt pöördudes minu hakkab ta rääkima rootsi keelt. Ja ma leian, et see on väga normaalne kakskeelsest perekonnas. Kuna ma olen ka püüdnud rääkida mõned sõnad vene keelt, siis ma tunnen, et ma olen võlgu seda vene kultuurile, minu kogemusele Venemaal ajakirjanikuna. Kui on hokimatš Soome-Rootsi, kelle poolt te siis olete, aga Bulgaarias jälle, kui on matš Türgi ja Bulgaaria vahel. Eestis on ka see üsna oluline, see sõna meie, kas need on meie rootslased, meie türklased? Väga kerge, lihtne vastus. Mina muidugi olen Soome fänn, alati pean pöialt Soomele. Ma ise mängisin jalgpalli, ise mängisin korvpalli, seetõttu ma olen ka ise sportlase hingega. Ja sport muidugi on see, kus me räägime identiteedist. Sport on väga tähtis faktor ja mängib väga tähtsat rolli. Ja kui me räägime Soome ajaloost, siis sportlik kogukond on väga tähtis Soome iseseisvuse aspektist lähtudes, sest see aitas meil organiseeruda ühiskonnana, iseseisvuse ühiskonnaga. Seetõttu on sport väga tähtis tegur. Bulgaarias sõltub see, kes mängib paremini. Me peaks mitte keele küsimusest räägima, vaid Euroopa Liidu iseseisvuse küsimusest, et ta ei oleks Ameerika mõju all, et Euroopa Liit saaks iseseisvalt tegutseda ja ka oma seadusi kehtestada Eestis ja Bulgaarias. Bulgaarias elu on kehvemaks läinud, Eestis on halvemaks läinud elu. Kõikide riikide majandusolukord, see peaks olema kõige tähtsam. Inimeste elu peaks olema kõige tähtsam. Я с вами согласна, у нас есть некоторые проблемы. Tegelikult jaa, ma olen teiega nõus, on olemas probleeme, meil on petetud lootusi, aga jääme täna selle meie päeva teema kohta. Kohvilauas võime Ameerika poliitikast ka arutada, aga täna me räägime siiski rahvusvähemustest, jääme selle teema juurde. Jelena Semjonova küsib meie käest nüüd midagi tarka. Но постараюсь, не знаю, насколько это умно. Дело в том, что наш центр занимается уже... Meie inimõiguste keskus juba 21 aastat tegeleb inimõigustega ja alguses, kui meie keskust organiseeriti, siis aitasid meid Taani partnerid ja nad hoiatasid meid. Ärge jääge ainult rahvusvähemuste õiguste sfääri.
Aga tahes-tahtmata me jäime sellesse sfääri. Ja mul meenub, et meid aitasid mitte ainult Taani partnerid, vaid ka OSCE missioon. Me nendega väga hästi tegime koostööd ja omal ajal oli siin OSCE missiooniga õigusteaduste doktor Tatjana Hansburg Saksamaalt ja tema ütles, et kõige aluseks inimõigustega seoses on ka nii-öelda tavaõigus, mis määratleb kogu rahvusvaheliste dokumentide kompleksi, seda peab tunnetama. Ja mul on niisugune tunne, et viimasel ajal kõigepealt vähe sellest, et üldse sellest tavaõigusest enam palju ei räägita ja inimesed ei meenuta seda. See on tegelikult nagu 10 käsku. See peab olema kogu aeg elus olemas. Ja praegu püütakse detailidesse muudkui minna ja see üldine alus eemaldub. Euroopa Liit, nagu räägiti juba, on omal ajal asutatud kui majanduskoostöö ja inimõigustega probleemid tekkisid alles hiljem. Ja väga vähe on dokumente, mis on Euroopa Liidus vastu võetud ja mis on seotud tegelike probleemidega. Praeguseni ainus direktiiv, mis puudutab diskrimineerimist. Aga minu küsimus nüüd, kas ei peaks teatud määral, nii nagu igas riigis, vaadelda poliitikat järgmiselt? Kas ei peaks tulema tagasi selle rahvusvahelise õiguse juurde Euroopa õigus, milles on väga paljud asjad paika pandud, sest seoses Euroopa Liiduga on tekkinud täiesti uus terminoloogia. Näiteks selle asemel, et rääkida inimõigustest, räägitakse põhiõigustest ja tekib küsimus, kas on vaja jalgratast jällegi leiutada, kui on olemas juba tavaline rahvusvaheline õigus, tavaõigus. Võib-olla, et ainult teatud määral Euroopa Liit peaks selle rahvusvahelise õiguse jaoks tekitada mehhanism, et seda saaks korraga erinevates riikides ellu viia. Ma kuulan siin küsimusi, need on kõik eraõiguslikud küsimused. Ja see oleks minu küsimus, kuivõrd saavad aru Euroopa Liidu saadikud sellest, et rahvusvaheline õigus on olnud ja jääb ja tavaõigus jääb, ei ole vaja leiutada midagi. Lihtsalt on vaja tulla tagasi nende aluste juurde, mis on olemas ja luua Euroopa Liidus selline mehhanism, et neid aluseid kõik riigid järgiks ja viiks ellu rangelt. See on üldine küsimus, aga täpsem küsimus Läti esindajale. Весь, насколько она соответствует истине, что в парламенте Сейм Латвии собирается внедрить... Kas on õige, et Läti parlamendis tahetakse ellu viia selline seadus, et edaspidi keelatakse anda nimesi lastele, mis erinevad Läti nimedest. Vähemalt me oleme kuulnud sellest, tahaks küsida selle kohta. Suur tänu. Я с вами согласен в том смысле, что ma olen nõus teiega selles mõttes, et Euroopa Liit tegeleb väga palju inimõigustega Honduras'es. Igal Strasbourgi sessioonil parlamendis on meil 1-2 kiiret küsimust, kiiret resolutsiooni, mida ilma pikkade aruteludeta tuleb vastu võtta. Aga praktikas on näha, et Euroopa Liit ei tegele sügavuti Euroopa Liidu siseste küsimustega, jääb niisugune mulje. Võib-olla see praktika nüüd muutub pärast Poola juhtumit, pärast nende mitte väga demokraatlikke muudatusi ja
massiinformatsioonijuhtide määramist ja selles osas järgmine oleks Läti, mis puudutab mitte Läti nimede keelustamist. Ma ütleks, see on spinn, mille lasi välja Venemaa Sputniku agentuur. Kui süvaneda, jah, on olemas probleem alates Andreist ja Andreestist, aga on selline vektor siiski meie võimul olev koalitsioon, rahvuskoalitsioon, tema juhtimisel on ka nii-öelda etniline algupära päritolu, see on sisse viidud. Kui näiteks minul sünnib tütar ja ma tahan talle panna nimeks Tanja, siis keegi ei keela seda. See on tõesti tõde. Kui me räägime inimõigustest ja põhiõigustest Euroopas üldiselt, sellel on pikk ajalugu ja mitte just väga hiilgav ajalugu. Kui me räägime ühest Holland õpetused 16. sajandist, siis alged on juba sealt leida. Aga kui me räägime inimõigustest ja põhiõigustest, kui tõelistest õigustest, mis on nii-öelda kivisse raiutud siseriiklikku seadusandlusse, siis me oleme sunnitud tagasi minema 1975. aastasse esimese Helsingi kokkuleppe juurde. Pärast seda aasta me võime märgata väikeseid samme, mis on võetud inimõiguste ja põhiõiguste rakendamise suunas, et neid võidaks sisse siseriiklikusse seadusandlusesse. Me oleme teinud Soomes, Saksamaal, samuti ka Rootsis, samuti nii-öelda Kopenhaageni nõudmiste järgimises peaaegu tänani põhiseadustes. Meil on väga erinev ajalugu, mis puudutab inimõigusi ja põhiõigusi, mis on rakendunud. Ma olin Kreekas aasta eest, idaosas Kreekas, kus elab ka Türgi vähemus. Ja ma juhtusin võtma sõna nende parlamendis teemal, mis käsitles türgi keelt kõnelevat vähemust Kreekas. Ja peaaegu oleks ma sattunud agressiivse parempoolsete vaadetega inimeste rünnaku ohvriks. Miks? Sest Kreeka põhiseadus defineerib kodakondsust kui religiooni. Te peate olema Kreeka, kui tahate olla Kreeka kodakondsusega, siis peate tunnustama Kreeka õigeusu kirikut. Isegi kui meil on kõik head kavatsused, kui meil on olemas kõik head lahendused, siis on meil ees pikk tee, pikk võitlustee, et kaitsta põhiõigusi ka igapäevases elus. Isegi kui ma jätsin alguses sellise mulje, et Soome on üsna tsiviliseeritud riik, siis kui me tänapäeval näeme erinevatest riikidest ja erineva kultuuriga inimeste sissevoolu ja siis nende isikute jaoks on põhiõigused tõesti rünnaku all ja rünnaku all sama Soome rahva poolt, kes pooldab
oma poliitikas kõiki inimõigusi ja põhiõigusi. Nii et te näete, ja see ongi vist põhiliselt kõige olulisem küsimus, kõige põhilisem küsimus Euroopas, mida me täheldame nii Ühendkuningriigis kui Saksamaal, märgatav on kogu Euroopa Liidu ulatuses. Inimesed, kes pole nii tuttavad oma ajalooga ega mäleta, mis juhtus 30. aastatel nende riigis. Tavaliselt ma ütlen nii, et vaadake televisiooni seriaali, kus politsei ütleb, olge ettevaatlik, kui te välja lähete. Tulistage enne, kui teid tulistatakse. Sest meil on suuri probleeme, kui me neid küsimusi ei lahenda. Aitäh. Lühike kommentaar. Ma märkan väga tugevat sidet teie küsimuste vahel ja minu positsiooni vahel, mis puudutab põhiõigusi ja inimõigusi. Kui ma vaatan erinevate küsitluste tulemusi Bulgaarias, 7-8 vaesema elanikkonna hulgas on just vähemusrahvuste esindajad. 7-8-10. Ja siin on küsimus nii põhiõigustes kui inimõigustes. Meie kodumaal on meil kokku on tohutu arusaamine inimõiguste küsimustest, mis puudutab majanduse aspekti. Kui meil on 10 miljonit inimest 25 aastat, siis praegu on 8 miljonit inimest, kes elavad seal, töötavad seal. Nad lahkuvad välismaale perekondadega, et kindlustada paremat elu oma lastele. Ja nad jäävad igavesti välismaale. Nad ei tule enam tagasi Bulgaariasse. See on teine probleem. Kuidas pidada sidet nendega? Kuidas lahendada majanduslikke probleeme vähemusrahvuste jaoks? President Erdogan teatas, et kõik moslemid võivad sõita Türki ja elada seal. Kas Bulgaariast ei lahku praegu türklased Türki elama? Ma veel selgitan, et Ilhar saaks aru. Meil on siin saalis ka Liira kultuuriühenduse esindajad. Te olete Usbeki seltsist. Ja need on meie rahvuskultuuride esindajad, kes huvitavad, kas türklased ei lahku Bulgaariast? Azeri kardeşimize de cevabımızı verelim. Ma vastan teie küsimusele inglise keeles loomulikult. Ei, inimesed ei ole huvitatud Türki emigreerumisest tööd otsima või õppima. Nad 25 aasta eest tõesti lahkusid kommunistliku režiimi all, kui üks teine poliitiliider Türgis andnud, see kõik on tere tulnud Türki, kõik moslemi päritolu, sest teil on raske ajad Bulgaarias kommunistliku režiimi all. Kommunistlik režiim muudab teie nimesid, moonutab teie pereelu, te olete tere tulnud Türki. Ja läksid tõesti Türgi päritolu perekonna Türki. Mõned neist olid tagasi, aga enam kui pool miljonit inimest läks ära, aga paljud otsustasid ka jääda. Näiteks minu perekond on jagunenud 8 pooled, on minu pereliikmetest Türgis pooled Bulgaarias, aga teie küsimusel ei ole Bulgaarias erilist tähendust. Andrei tahtis veel küsimuse esitada. Mul on küsimus Nilsile. Te mainisite keskkoolide probleemi.
Minu küsimus nüüd, kas te saaksite ette kujutada olukorda näiteks minu riigis Lätis, kus valitsus ütleks, teie, venelased, teie olete küll jah, meie esimese ajalehe avaldanud ja suur tänu selle eest. Elu on vahetavaid kelmikas. Kui läheme tagasi Soome ajaloo juurde ja hakkame mõtlema sellest, kes aitas soomlastel saavutada teatavaid 19. sajandi hariduslikke õigusi. See oli loomulikult Vene tsaar, sest tema kartis, et rootslastel on suurem huvi minna rootsikeelsetel inimestel minna Rootsi ja tugevdada seal sidemeid Rootsi kuningriigiga, mis on alati olnud nii-öelda tasakaalustavaks jõuks Balti mere kaldal, 2 vastandlikku jõudu, Rootsi ja Venemaa. Nii et alati olnud väikene selle konkurents Rootsi ja Venemaa vahel, Balti riikide vahel ja meie samuti Balti mere kaldal suurriigina. Mis puudutab Eesti ülikooli, siis see asutati ju Rootsi valitsuse ajal, mitte seepärast, et tahtsid harida eestlasi, vaid selleks, et panna märk maha siin Eestis. Ajalugu teeb imelikke keerdkäike. Kui Soome valitsus otsustas rajada keskkooli saami inimestele, saami rahvustest inimesed, siis oli Olaf Sundqvist, sotsiaaldemokraat, minu hea sõber. Mul on siin väga head sotsiaaldemokraatide sõbrad. Ja tuli delegatsioon saamlaste juurde ja ütles, te peate aru saama meie probleemidest, te olete vähemusrahvus. Ja ma arvan, ja tõesti, vähemusrahvused saavad paremini aru teiste vähemusrahvuste olukorrast. Если вот этот кризис европейский экономический спровоцировал национальную, я имею в виду нацистскую. Aga minu küsimus, kui see majanduskriis on provotseerinud nüüd natsionalistlikku ja natsistlikku poliitikat, ehk pead on tõstnud nüüd radikaalsemad jõud, siis kes neid hirmutavad? Kas nad saavad veel enam jõudu juurde? Mis on teie arvamus? I think the economical problem, if you speak about Europe as a whole, the economical problem... Ma arvan, majanduslikud probleemid, rääkides Euroopas tervikuna, majanduslikud probleemid, mis meie ees seisavad täna, algasid juba 70. aasta keskpaigas. See oli huvitav nähtus. 70. keskpaigas oli meil nii-öelda energiakriis, kui nafta hind kerkis järsult ja see tõi kaasa tendentsi pea kõikides riikides Lääne-Euroopas elada laenuraha peal. Ja kui te vaatate selle laenuraha kõverat, siis see kerkib kõrgustesse kuni 95 aasta oli vist tema tipp. Teisalt, kui me vaatame, mis juhtus Nõukogude Liidus samal ajal, umbes 95. aastat edasi muutus Nõukogude Liit suureks nafta eksportijaks maailmaturul. Mida nad tegid selle rahaga, mis sisse voolas? Majanduslikust seisukohast lähtuvalt midagi väga rumalat. Nad investeerisid selle raha liha põllumajandustoodete tootmisesse, ostes sisse
loomatoitu läänest. Ja kui need õnnepäevad möödusid ja kui nafta hind langes ja see hakkas langema juba Gorbatšovi perioodil ja siis te näete, kõver muutus langusse. Samal päeval, kui Gorbatšov haigestus, hakkas nafta hind langema ja langes kuni Jeltsini perioodini ja hakkas tõusma jälle umbes samal ajal, kui valiti Putin. Ja nüüd ta jälle on langust. Ja fakt, et nafta hind langes rohkem kui 15 aasta jooksul, tekitas sellise majandusliku olukorra Nõukogude Liidus. Ja te teate, mis selle tagajärg oli. Ma olen üsna kindel, et paljud probleemid tekkisidki 80-90 aastal, kui majandus elas ebastabiilselt, kui raha paigutati valesti. Aga nüüd teie loaga, härra Raig juba andis märku, et ta on nõus kommenteerima 3 teemat ja kuuleme ära siis, nagu väljaspoolt vaatleja, kes värske peaga. Nii, aitäh võimaluse eest esineda. Väga huvitav oli kuulda kõiki neid küsimusi ja kommentaare. Ja ma alustaksin oma sõnavõttu, mis koosneb 3 osast, aga esimene osa käsitleb siis seda väljakulutatud debatti, mille pealkiri on Euroopa Liidu laienemine, kas vähemuste olukorras on toimunud positiivseid muutusi. Ja kuivõrd seda teemat püüti käsitleda, aga mingisugusel järeldusel nagu veel ei jõutud, siis ma omalt poolt julgeksin välja pakkuda vastuse, et vähemuste olukorras on kahtlemata toimunud positiivseid muutusi ja kuigi härra Mamikin ütles, et Vandras Tuuli sekkumine Balti riikides inimõiguste kaitsesse ei andnud tulemusi või andis vähe tulemusi, ma siiski julgeksin väita. Sel ajal ma töötasin Välisministeeriumis ja Euroopa Liiduga ühinemise üheks kriteeriumiks, nagu mainiti, oli vähemuste õiguste kaitse ja tänu Vandras Tuuli sekkumisele siiski Eestis väga mitmeid seadusi muudeti ja selles mõttes ei saa ütelda, et tema mõju oli vähene, aga kahtlemata tema otsis ka kompromisse ja nagu Soome esindaja rääkis, igal riigil on oma ajalugu ja ma arvan, et Vandras Tuuli ka lepiti samuti kokku ja ega Eesti oleks ikkagi Euroopa Liitu ju saanud, kui oleks siin selgelt inimõiguste rikkumised olnud ja Eesti ajalugu näitab, et vähemuste kaitse, kultuurautonoomia oli juba enne teist maailmasõda Eestis ja see olukord on jätkunud ka tänapäevani. Selles mõttes on selge, et Euroopa Liit vähemuste kaitses rääkis kõvasti kaasa ja see on üks inimõiguste kaitse, kuid nüüd teise teema juurde tulen. Ja see ei ole ka veel Brexit. Brexit on alles 3. teema. Teine teema on inimõiguste kaitsega seoses tõstatati küsimus, kas Euroopa Liit võiks inimõiguste kaitsega tegeleda ühtselt ja jõulisemalt. Küsimus on siin selles, et neid inimõigusi, üks minu kolleeg siin Tallinna Ülikoolis peab loengusarja 100 inimõigusest. Inimõigusi on väga palju, need inimõigused on seotud majandusõigustega, need on seotud meditsiini, sotsiaalpoliitika, sõjapoliitika, kaitsepoliitika, väga paljude teiste valdkondadega, kus Euroopa Liidul on teatavasti erinev sekkumise pädevus.
Euroopa Liit omab ainupädevust ainult väliskaubanduses ja rahanduses, kes kuuluvad rahaliitu. Teistes poliitikates on igal pool jagatud pädevused või on üldse väga vähe pädevust ja sellepärast kõikidesse 100 inimõiguste valdkonda Euroopa Liidul lihtsalt ei ole pädevust sekkuda. Seda ei ole liikmesriigid Euroopa Liidu institutsioonidele andnud ja see on ka vastus, miks ei saa kehtestada inimõiguste vallas üleüldist Euroopa Liidu pädevust, nagu ta on näiteks väliskaubanduses. Ja edasi majandusküsimustest proua küsis, et miks see rahvuslus või rahvuspopulism levib paljudes Euroopa riikides, miks sellele ei suudeta piiri panna. Ja küsimus ongi siin majanduspoliitikas. Ja kui on majanduses kriis, nagu Euroopas ja globaalselt ka Põhja-Euroopas, Põhja-Ameerikas algas majanduskriis 2008, me teame, et mitmetes Euroopa riikides see majanduskriis korralikult ei ole ka ületatud, siis majanduses väljendub see protektsionismis, siseturu kaitses, mis on kahtlemata siis ka taganud selle, et need populistlikud jõud on saanud laiemat kõlapinda, sest Euroopa Liit on ikkagi sooviks nagu vabakaubandust, sest vabakaubandus tagab parema heaolu, aga kui on majanduskriis, siis rahvusriikidel on tendents muutuda protektsionistlikuks. Ja kui nüüd rääkida veel tagasi ajalukku, me teame, et Nõukogude Liit kunagi püüdis võrrelda ennast USA-ga, et oli Tagnat ja Peregnat oli see poliitika ja Euroopa Liidu Lissaboni majanduspoliitika strateegia nägi samuti ette Tagnat USA, jõuda järele USA-le ja minna USA-st ette, kuid kahjuks selle 2008. aasta majanduskriisiga on juhtunud niimoodi, et Euroopa Liit on jäänud Ameerika Ühendriikidest pigem rohkem taha. Ameerika Ühendriikide majandus areneb kiiremini kui Euroopa Liidul ja selle põhjuseid ei tasu samuti otsida siis Euroopa Liidu juhtkonnast ainult, kuigi ka Euroopa Liidu juhtkond ilmselt tegi majanduspoliitikas vigu ja seda poliitikat, mida Ameerika Ühendriikides majanduskriisi ületamiseks hakkas juba tegema Bush ja jätkas Obama, seda Euroopas alles Juncker ja siis Keskpanga juht Draghi viivad ellu praegu, see tähendab oluliselt hiljem, kui oleks pidanud seda tegema ja see on nii rahvusriikide kui ka Euroopa Liidu juhtkonna viga, et see majandus areneb Euroopas aeglasemalt ja ei jõua Ameerikaga sammu pidada. Ja nüüd kolmas teema selle Brexiti kohta, kas Jana oleks nii kena ja paneks need arvud uuesti tahvlile. Ja et Euroopa Liidu lagunemine ei ole defineeritud selgelt ja ma võiksin viidata, et Euroopa Liidu lagunemise all võiks pidada silmas näiteks juba seda fakti, et Suurbritannia kuulutas välja referendumi Euroopa Liitu jäämise küsimuses. Ja see ei ole sugugi mitte esimene kord, kui Suurbritannia sellist referendumit peab läbi ja ei ole ka mitte esimene kord, kui on Euroopa Liidust keegi lahkunud. Näiteks teile teadmiseks, kas siis Euroopa Liidu lagunemine algas sellega, kui rahvareferendumil Gröönimaa otsustas lahkuda Euroopa Liidus 68. aastal oli see vist, kui ta oli veel Taani koosseisus ja Gröönimaa enam ei ole Euroopa Liidu koosseisus. Nii et seda ka ei saa veel öelda, et see tähendaks kohe lagunemist, kohe ma jõuan miks. Edasi Hollandis toimus
Hollandis toimus referendum Ukraina assotsiatsioonilepingu küsimuses. Kas seda võib nimetada Euroopa Liidu lagunemise alguseks, sest hollandlased ütlesid ei sellele. Siin ei ole ka küsimust. Taanis toimus referendum liitumiseks Euroopa politsei ja siseküsimustes. See oli 2015. aastal, eelmise aasta lõpus ja meil seda eriti ei kajastatud. See on ka märk sellest, et kas algas lagunemine või mitte, seda on väga raske öelda. Olid referendumid 2005 Euroopa põhiseadusliku lepingu küsimuses. Need kukkusid läbi Hollandis ja Prantsusmaal. Kas siis algas Euroopa lagunemine? Nii, no võt ongi, et selles mõttes ma ei jaga seda seisukohta, seni kui ei ole fikseeritud ära, mida tähendab Euroopa Liidu lagunemine. Me ei saa selles mõttes ei ole päris korrektne küsimus, kas me saame järeldusi teha, et 47% need inimesed arvavad kogu aeg, peavad midagi erinevat silmas lagunemise all. Ja kui peetakse silmas, mida on meie tõenäoliselt, meie inimesed peavad silmas Nõudeliidu lagunemist. See on see pilt, mis juhtus Nõudeliiduga, et Nõudeliit lagunes kui selline impeeriumi taoline organisatsioon väga kiiresti, nagu öeldakse, lagunes pauguga. Impeeriumid või suured rahvusvahelised organisatsioonid võivad laguneda ka aeglaselt. Ja selles mõttes on Euroopa Liiduga tegemist kahtlemata sellise organisatsiooniga. Ma ei usu, et Euroopa Liit kui organisatsioon 5 või 10 aasta pärast laguneb, kuid võib rääkida sellest, et Euroopa Liit on muutuv organisatsioon ja mingis mõttes on tema lagunemine alanud, mida väljendavad need samad referendumid juba siis 2005. aastast alates kuni tänase päevani ja ei ole välistatud, et Suurbritannia ka siis ütleb ei Euroopa Liidule, kuid see samal ajal ei tähenda veel seda, et Suurbritannia peaks kindlasti Euroopa Liidust lahkuma. Vastavalt Lissaboni lepingu paragrahv 50 käivitatakse läbirääkimised Suurbritannia lahkumiseks, kui otsustab rahvas lahkuda. Ja need läbirääkimised võivad kesta 2 aastat ja need läbirääkimised võivad lõppeda veel tulemusega, et sõlmitakse uus leping, veelgi soodsam leping. Nii et see siin on veel väga raske rääkida Euroopa Liidu lagunemisest kui sellisest ja ka Suurbritannia välja astumisest või tema lahkumisest Euroopa Liidust. Nii et see on veel poliitika küsimus, mis on veel paljude küsimärkidega ja kui selliseid küsitlusi teha, siis on kahtlemata vaja täpsustada, mida selle lagunemise all peetakse silmas, kas Suurbritannia lahkumist, mis võib kaasa tuua ühelt poolt, siis tõesti, et ka mõned teised riigid lahkuvad, näiteks tahavad referendumit läbi viia ka taanlased või hollandlased, kes on praegu kõige lähemal sellele, või tähendab see hoopiski seda, et lahkub riik, kes ei taha liitriigustamist ja ülejäänud riigid teevad selle integratsiooni, teevad tugevama ja Euroopa Liit jääb alles vähemate riikidega, aga tugevamini. Nii et võib tekkida uus tsentralisatsioon kõrvuti selle lagunemisega, nii et siin on olukord on palju keerulisem ja üheselt ei saa seda mõõta nii. Ja oligi kõik 3 küsimust, mida ma lubasin kommenteerida. Aitäh kuulamast! Давайте теперь поступим так, так как мы договорились, что мы все умещаем в одно, у нас уже сейчас приближается время нашего, так сказать, перекуса. Ma tahaks veel näidata 2 slaidi. Need on rohkem siseküsimuste slaidid selleks, et aru saada, millest me räägime. Ja võib-olla kolleegid kommenteerivad ja pärast seda me võime kohvilaua taga juttu jätkata. Пока мы их не отпустим.
Ma tahaks Ivarile vastu vaielda. Jah, ma olen nõus, et me ei ole siin defineerinud sõna lagunemine, aga see on nagu usaldusküsitlus ja siit saab seda välja lugeda, kui palju me suudame hakkama saada kriisidega, mitte eriti hästi arvatavasti, aga tuleme tagasi meie armastatud rahvusvähemuste juurde. Как бы пришли вроде бы к выводу, что Европейский Союз каким-то образом может повлиять на эти вещи. Me tulime järeldusele, et Euroopa Liit võib kuidagimoodi mõjutada neid asju. Keeruline on, aga saaks mõjutada. Aga vaatame nüüd, kuivõrd meie kaasmaalased on valmis andma teatud täiendavaid boonuseid. Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega? Jah, see slaid puudutab ainult eestlasi. Venekeelse elanikkonna tunduvalt aktiivselt osalemine poliitikas on ebasoovitav, kuivõrd see seab kahtluse alla rahvusriigi idee. Selline küsimus. 54% ei ole sellega nõus. Minu arvates väga hea tulemus. 35% on nõus. See on halb. Aga 54% eestlastest ei arva, et venekeelse elanikkonna aktiivne osalemine poliitikas seab kahtluse alla rahvusriigi idee. Ma arvan, et pilt oli 20 aastat tagasi teistsugune. Venekeelse elanikkonna tunduvalt aktiivsem osalemine poliitikas on ebasoovitav, kuna see võib soodustada Venemaa mõju Eesti siseasjadele. See oli järgmine küsimus. Üldse ei ole nõus 51% eestlastest ja 38% venelastest. See on ka. Venekeelse elanikkonna tunduvalt aktiivsemat osalemist poliitikas võib heaks kiita vaid sel juhul, kui see toimub Eesti peamiste parteide raames. Ütleme parlamendiparteide raames. 47% eestlastest on nõus, 41% ei ole. Ja viimane küsimus. Venekeelse elanikkonna tunduvalt aktiivsem osalemine poliitikas on Eestile kasulik, kuna suurendab integratsiooni ühiskonnas ja vähendab konfliktide tõenäosust. 55% on nõus, 38% ei ole nõus. Ehk me näeme, et on olemas teatud valmisolek eestlaste hulgas muutuste jaoks ja ei ole arusaadav, miks seda ei ole poliitilises establishmentis. Teatud soojenemine, kuigi aeglane on olemas. Edasi, loomulikult tahtsime küsida ka õiguste kohta. Kas te toetaksite järgmiste õiguste laienemist määratlemata kodakondsusega inimestele, nii nimetatud hallipassi omanikele? Vastavad nii eestlased kui mitte eestlased. Tegelikult siin oli juttu ka poliavarii osalenud inimestest. Nad sooduseid saavad ainult need Tšernobõlis käinud, kes on sõjaeelsed kodanikud, ainult neid nii-öelda saab seaduste järgi pidada represseerituteks ka. Ehk naturalisatsiooni korras kodansuse saanud ei saa siin toetust. Ja me näeme, et peaaegu 50% eestlastest on nõus andma represseeritute õigused neile. Ja ka õigus valida Euroopa Parlamendi valimistel, ka see on väga tähtis, sest tegelikult inimene, kes peab Euroopa Liitu oma kodumaaks, kellel on siin juured, kellel siin on perekond, see on mentaalne arusaam. Siin ei sõltu asi passist ega passi värvist. Ja 2 Läti mandaati näiteks on antud nende inimeste poolt, kellel on hääleõigus tegelikult ära võetud. Me küsime, kas võiks anda ka hallipassi omanikele, kellele õiguseid. Me näeme siin vastuseid.
venelastest toetab seda, et oleks õigus valida Euroopa Parlamenti ja õigus saada valitud kohalike omavalitsuste valimistel volikokku. Praegu on ainult õigus hääletada, aga 81% mitte-eestlastest oleks tahtnud sellist õigust saada ja 20% eestlastest. Tegelikult ei ole väga halb olukord, iga 5. eestlane ei ole selle vastu, et halli passi omanik saaks ka olla valitud omavalitsustesse. Tegelikult see on pinnas mõtlemiseks, et teatud soojenemine on siiski olemas. Ja nüüd ma palun meie kolleegidel lühidalt rääkida. Ilhan, võib-olla alustame teist teatud lõpurepliigid meie ühiste perspektiivide osas. Kas Euroopa Liit suudab mõjutada mingil määral olukorda paremas suunas ja millal? Okay, Nils will start. He knows. Well, I think I start with the arvan, challenges we see. Ma alustaksin väljakutsetega, mida me näeme Venemaa ees seisvat. First of all, as long as the oil price will stay under Kõigepealt nii kaua, kui nafta hind püsib $60–80 barreli kohta, on Venemaa majandus suure tugevalt surve all, sest see on põhine. Tootmishind Venemaal on $60 barreli kohta. Et väljakutse Venemaa jaoks oleks veel suurem, siis peab ütlema, et neil on puudujääk tehnoloogilises valdkonnas, et puurida puurauke rasketes olustikes. Mitte ainult otsejoones alla suunatud suunad, vaid ka nii-öelda viltuse joonega, nagu Ameerika tehnoloogia võimaldab. Venemaa on väga sõltuv naftast ja seetõttu jääb ta kahjuks määramata ajaks tugeva majandussurve alla. Teine Venemaa probleem on see, tema raketid. Väga tähtis artikkel ilmus jaanuaris Vene pressis, kus kirjanik autor oli vaadanud läbi kõiki probleeme, mis seisavad Venemaa metallitööstuse ees. Artikli autor oli Fjodor Lukjanov. Järgmise 20 või 30 aasta jooksul 90% selle valdkonna sisseseadest masinatest kuulub mahakandmisele. Ja nüüd võttes arvesse nafta hinda võib reinvesteerida 10%. Majanduslikust tingimuses rääkida on Venemaa ees väga tume tulevik ja tohutu pinge. Millised tulemusi, millised tulemeid see kaasa toob? Kui me läheme vaatame natuke Venemaa ajalugu lähemat, siis on olnud Venemaa ajaloos märgatav tendents olla agressiivne sissepoole, siseriikliku agressiooni kandja. Just nimelt nendest rasketel aegadel. Võrdleme 1905. aasta revolutsiooni või siis suur terror või siis Vene revolutsiooni. Ja teine võimalus on suunata agressioon väljapoole riiki. Ma kaldun arvama ja seda mitmetel asjaolude, et risk on suurem suunata agressioon omaenda riigi vastu siseriiklikus suunas. Ja Lääne-Euroopa väljakutsetel ja peab ütlema, et Euroopa Liit ei saa selle ülesandega väga hästi hakkama. 70. aastal me rääkisime
usaldus loovatest meetmetest. Kui külm sõda oli oma haripunktis, siis me saime rääkida usaldust rajavatest meetmetest. Ma arvan, me peaksime selle kontseptsioonile tagasi pöörduma, sest me peame rajama uuesti usalduse Venemaa suhtes ja me peame teha seda mitte ainult enda pärast, vaid selleks, et aidata Venemaad ja venelasi pääseda sellest agressiivsuse kammitsast. And that will require some strength of see nõuab tugevust, moraalset tugevust, kuna hetkel pole see väga kerge Lääne-Euroopas või Euroopas üldiselt rääkida midagigi positiivset Venemaa suhtes. Ja vahetame ka põhjusega. Ma ei usu, või tegelikult ma tahan, et me peaksime oma mõtlemises tegema ümberkujundusi, eriti mis puudutab välispoliitikat, mis puudutab teist osa võrrandist Euroopa Liitu. Ma pean teile reetma ühe saladus või õigemini poole saladust. Ma olin 68 aastal osa radikaalsest liikumisest, tudengite radikaalsetest liikumistest. And I actually read The Capital several times. Ja ma lugesin Marxi Kapitali läbi korduvalt, mida me kõik peaksime tegema. Üks Marxi juhteid on tootlikud jõud. Kui me läheme tagasi 16. sajandisse ja vaatame Euroopat, kuidas hollandlastel õnnestus saada suureks rahvuseks, kuigi nad geograafiliselt vägagi väike riik, sest neil õnnestus purjetada nii Baltimaadele kui Vahemerele kõik ühe hooaja jooksul. Neil oli suurem tootlik jõud, nad suutsid liikuda laiemas perspektiivis. Kui me vaatame tootlikke jõude tänapäeval, siis sellel on palju suurem tähendus kui tollal. Meil on vaja Euroopa Liitu, sest tootlikud jõud on nii tohutult kasvanud, et kui meil pole suurt liitu, pole meil võimalik juhtida neid tootlikke jõude liidu siseselt. Teine saladus, mis polegi enam nii saladus, on see, et ma tunnen üsna hästi tehnoloogiat. Mitte seepärast, ma oleks ta ise ka õppinud, aga mul on 3 lapselast Ameerika Ühendriikides, kes on kolinud, näiteks vanem poeg töötab Linuxi süsteemis Ühendriikides. Ja mis puutub Linuxi taolist arvutisüsteemi, te ei saa opereerida väikeses ruumis. Teil on vaja suurt ruumi, milles töötada. Suurt ruumi nagu Euroopa Liit ja Karl Marx oli piisavalt tark, et sellest juba kirjutada oma Kapitalis ligi 200 aastat tagasi. Aitäh! Наша конференция называется «Роль Европейского Союза». Meie konverentsi pealkiri oli Euroopa Liidu roll rahvusvähemuste olukorra muutmisel ja lõpetuseks mina ütleks, et kui Euroopa Liit ei hakka föderatsiooni teed minema, aga varem või hiljem ta on sunnitud minema seda teed pidi, siis vastavalt ka rahvusvähemuste kaitse jääb ikkagi liikmesriikide pärusmaaks, aga jah, kaubandus naftaga ja rahvusstandardid, mida võib unifitseerida Euroopa Liidus, aga mis puudutab rahvusvähemustesse suhtumist, sellist standardit objektiivselt väga raske sisse viia, on olemas vene vanasõna, venelasele hea, sakslasele surm ja latkale ja
Rumeenia mustlasi ühtemoodi kaitsta on võimatu, sest need on erinevad grupid, aga on olemas konventsioonid, mis annavad ühtse aluse, haridus, kodu, kultuur ja siin peab lihtsalt neid põhiprintsiipe paremini kontrollida ja seda saaks Euroopa Liit teha. Aga kõige tähtsam ei ole see, sellepärast, et mitte keegi ei saa sundida meid armastama üksteist, meie naabreid, minu meelest kõige tähtsam. Rahvusvähemuste õiguste kaitsemeetod, sõltumata sellest, kas Euroopa Liit laguneb või mitte, mismoodi majandus areneb, mis on olemas või mitte, ma arvan, kõige tähtsam on see, tuleb oma naabrikultuuri suhtuda austusega nagu ja hoida seda kui väga väärtuslikku vaasi. Täpselt nii, nagu oma isikliku kultuuri peab ka seda hoidma. Ja kui mina võiksin ka mõne sõna lisada, mõiste ühendatud Euroopa on meil vajalik, aga meil on vaja ka ohutut naabruskonda. Kui me alustame algusest peale, me saame suurte ülesannetega nüüd üheskoos hakkama. Üksinda ei saa me hakkama. Meil on vaja tugevamat Euroopat ja tugevamat Venemaad. Meil on vaja tugevat partnerit ja me peame tegema nendega koostööd. Ma ei ole kunagi aktsepteerinud mõtet näitama näpuga ühele, sina oled hea, sina oled halb. Naabrit tuleb austada ja kohelda kui võrdset. Kui me tahame, et meid koheldaks võrdset, siis meie peame samuti kohtlema võrdselt ka teisi inimesi ja meil on täita suur roll poliitikutena ja samuti ka ajakirjanduses, et me teeksime oma tööd võimalikult hästi. Ma panin siin mõningaid positiivseid märkmeid teie ülevaatest. Loomuliku poliitiliste parteide roll suur, eriti töös vähemustega. Kui me elame üheskoos, me peame ka koos töötama ja peame ka koos tegema poliitikat. See ongi kõik. Ma lõpetaks lühidalt. Teate, väga sageli tullakse juurde ja öeldakse, te seal parteis niisama lobisete, aga ei ole mingit tulemust. Rääkimine ja loomulikult me räägime parlamendist, parlament, see tähendabki ju rääkima. Parlee, prantsuse sõnast tuleneb see. Aga kui me tõesti kõik usume, aga arvatavasti usume, et Euroopa Liit saab meie elu ka halvemaks muuta idiootlike direktiividega, siis tegelikult loogiliselt peaks olema võimalik ja vastupidine. Me saaks ka elu paremaks muuta ja nagu me siin täna veendusime, on olemas suurepäraseid delegaate Euroopa Parlamendis, inimesi, kes saavad väga adekvaatselt asjadest aru ja täna nagu siin on juba öeldud, et keeled on väga tähtsad, õpime keeli, saame üksteisest paremini aru.